Koolikella helin saadab meid hällist hauani. See on kutse iseenda ja maailma avastamiseks. 125 aastat tagasi kutsus selle helin koolipinki 30 poissi. Teaduse ja tehnika areng ootas uue mõtteviisiga tegutsejaid. Algas suur koolireform. Sündis reaalkool. Oli Eesti ärkamise aeg. Üks asi, mida ma olen selle kooli juures täheldanud, on see, et ükskõik mis üritused siin ei toimuks, alati on siin koolis pidulik õhkkond. Alati on kõik välja peetud ja väga elegantne. Minu lapsepõlv möödus Tallinnas sõjaväehaiglas, isa oli seal tööl ja seal oli väga palju teenistujad, kellel olid lapsed ja seal oli paar vanemat poissi, käisid reaalkoolis. Ja see otsustas täielikult, et minna reaalkooli, sest see oli täitsameeste kool. Siiski ütleksin seda, et meie krutskid olid põhimõtteliselt heatahtlikud. Me ei tahtnud kunagi kellelgi kurja teha või me ei läinud, me ei mäletame ka sõjajärgseid aastaid, kus poisid kogunesid ja mindi teistele tappa andma või. Reaalkool õpetas mulle seda, see oli väga inimlik kool, et nalja võib teha, aga see peaks olema heatahtlik. Elu on meid õpetanud ja meist teinud head inimesed ja tublid. Meie oleme hariduselt väga hästi edasi jõudnud ja majanduslikult edasi jõudnud ja ikka eestlasteks jään. Näiteks minu oma lapsed räägivad puhtalt eesti keelt, ei ole nad kunagi mul inglise keeles kirjutanud või midagi niisugust asja. Nii et kas see on niisugune tore tunne? Mina olen Habeme käes saanud 0,2 miinusega. Et vaim on olemas, see on selge, vaata räägitakse palju Tartu vaim ja nii oli ka see reaali vaim, eks ole, aga milles see seisis, seda on raske sõnul seletada, peab tunnetama, aga üks, mis oli kindel, oli meie tahtsime olla igal pool esimesed reaalikad. Riik sünnib maailma nagu inimene, ainult üks kord. Kuid erinevalt inimesest kestab riik igavesti. Kui inimene riigi omaks võtab ja riigi järjekestvuse eest hoolt kannab. Inimene ja riik on nagu puu ja mets. Puu sureb, mets jääb. Me peame endalt iga päev küsima, miks on Eesti riik. Ja teie, mu lugupeetud vilistased, ja teie, mu kallid Eestimaa koolilapsed, peate sellele ise oma vastuse leidma. Koolimaja elulugu on sadade kooliütside elulugu, nende kõigi unistuste algus. Reaalkool oli esialgu üüriliseks laial tänaval, kuid peagi valmis esimene spetsiaalselt kooli tarvis ehitatud maja õppeklasside ja kaasaegse sisustusega, saadi raamatukogu, spordiväljak ja võimla. Ehkki esialgu oli eestlastel võimalus sinna õppima pääseda kaduv väike, sai reaalkooli lõpetanud poistest aegapidi Eestimaa teaduse ja tehnika eestvedajate põlvkond. See allikas hakkas toitma paljusid jõgesid. Esimeses lennus oli ainus maarahva esindaja Mihkel Vitsut, kes koostas esimese eestikeelse keemiatehnoloogia õpiku. Teise lennupoiss Theodor Kalep võeti kohe 3. klassi ja nüüd leiame tema nime 400 väljapaistva teadlase elulugu käsitlevast kogumikust ja lennunduse pioneeri ja lennukitööstuse rajaja, koguni 1 lennukimootorit kandis tema nime. 14. lennupoisist Ottomar Madissonist sai sajandi suurehituste looja 2 silda üle Volga, 2 silda üle Dnepri, paleesild Peterburis, raudteeviaduktid Turkmeenias, see on miniloetelu meie tehnikadoktori akadeemiku kodumaise tehnilise kõrghariduse rajaja ettevõtmistest. Kuid reaalkooli tarkus osutus vajalikuks paljudel kutsealadel. Günther Reindorf ja Enn Põldroos, Kirill Raudsepp ja Veljo Tormis, Karl Burman ja Peep Jänes, Ilmar Laaban ja Paul-Erik Rummo, Leo Päts ja Matti Päts, Mardnate arstidünastia ja Väino Rätsepp, Karl Serter ja paljud teised. Oli imelik mõelda, et meil tekkis isegi süütunne, et me nii ruttu kodunesime kooliga, et omaks võtsime. Mõtlesime, et oleme nagu reetnud oma eelmise kooli. Ja kõige lõpuks võin ma ütelda, et kui me kooli lõpetasime, siis meil oli aastate kaupa siiamaani tunne, et see oli suur õnn, et me need 2 aastat saime käia teises keskkoolis.
kunagises reaalkoolis. Ükskord ma pidin kõnet pidama, siis ma mäletan, et ma ütlesin, et see on nagu vitamiinid, mida küll ei tunne maitsest ära ega millestki muust omadusest, aga kui nad puuduvad, siis on väga suur puudus selle järele. Reali nägu ja maine on alati olnud silmapaistev. Olgu see ka jätkuvalt nii. Mõelgem Eestile, mõelgem hästi läbi ja tegutsegem, aga õpilastele eelkõige kasutage neid võimalusi, mis teil on antud, omandage teadmisi. Meie rahval on olnud üks ainus minevik, on üks ainus olevik ja meid on ootamas üks ainus tulevik. Realistide iidoli Ernst Peterson särgava kreedo: poisid, olge töökad, olge ausad, olge ustavad. Oli ja jääb mõtteõhuks siin selles majas. Teadmised ja oskused, ideaalid ja iseloomujooned, nende kujundamine on õpetamiskunsti kõige keerukam, kuid hädavajalikum, ulatuslikum ja ülevam tööpõld. Külvaja, õpetaja on selle põllu au ja uhkus, ehkki õpilastena tõdeme seda aastakümneid hiljem, pärast kooli lõpetamist. Ernst Peterson Särgava, kes pidas koolmeistri ametit 67 aastat, on öelnud: võib anda maailma parimaid seadusi, õpetada vendlust, võrdsust ja vabadust, kuid kõik see oleks tühine, kui inimest ei kasvatataks koolis inimsusele. Head inimesed ja kodanikud ei sünni iseenesest, vaid neid kasvatatakse. Väga selle aastade kohta ja iga päev võtan sulle pihku ja iga päev kirjutan midagi. Soovin kõige paremat, mis iiales võib olla. Habe. Selle hüüdnimega teadsid teda kõik. Tema kasvatamiskunst oli lihtne, inimest peab uskuma, inimest peab armastama. See kunst toimis vastastikku. Tema matus 1958. aasta aprillikuus kujunes vaikiva revolutsiooni kõige rahvarohkemaks manifestatsiooniks. Koolipoiste õlul kanti tema kirst läbi linna. Ei maetud ju üksnes koolmeistrit, vaid ka Kaitseliidu propagandapealikut, Riigikogu ja Isamaaliidu juhatuse liiget, Haridusliidu juhti. Kuid habet ei unustatud ja tänagi saadab tema soe naeratus kõiki reaalkooli uksest sisenejaid ja väljujaid. Tema tunnid ei olnud mitte ainult kuivad teaduse seemne külvamised, vaid need olid ka arutlused elust, aktiivsest eluhoiakust, sest põhiline, mida Särgava vihkas, oli mudila. Seda on ta oma kirjanduslikus loominguski väljendanud ja selles mõttes need tuhanded ja tuhanded poisid, kes 20 aasta jooksul siin majas läbi käisid ja 40 aasta jooksul üldse tema käe alt läbi käisid, nendesse istutas ta kõigisse isamaade teotahet, aktiivsust ja teine poolus, mis temas oli väga tugevalt esindatud, see oli tõsine isamaalane. Aga Abega või Särgavaga on väga palju mälestusi, ta on tõesti haruldane koolimees ikka. No üks jälle seesama tuntud Rehald Kraav küsis ta käest kunagi, et siis ta oli Peterson veel, härra Peterson, et kui te magad, kas on AB teki peal või teki all, AB vihad, välja klassist. Hakkas, silitas habet, kutsuge poiss tagasi, kutsud tagasi. Jah, vaata, ma ägestusin, aga ma ei tea, kui ma magan, siis ma ei tea, kas ma teki all või teki peal. Tuleb spontaanselt meelde Ernst Peterson Särgava, kes oli eesti keele õpetaja ja inspektor, kui ma reaali astusin ja mul oli olla õnn selles klassis, kus tema oli eesti keele õpetaja ja võiks ütelda, et tema oli nagu klass omaette. Kui Särgavat nimetati kooli südameks, siis direktor Nikolai Kanni kutsuti kooli peaks. Muide, südame vereringe toidab ka pead.
Nikolai Kann jäi Eesti skautide maleva peavanemaks elu lõpuni. Reaalkoolis sündis aga esimesi skaudirühmi. Siit said alguse õpilaspataljonid, kes läksid vabadussõtta. Meil klassis, poiste klassis oli siis Kreutzwaldi pilt oli seal selja taga, kes tõe ja õiguse eest võitleb ja võitleb õiget võitlust. See oli üks niisugune õieti vist afiš oli või niisugune suur. See oli mingisuguse Kreutzwaldi päeval. Ja kui ma siis jälle ükskord niisugust juttu olin tükk aega rääkinud, vaatasid üks ja teine hakkas pöörama sinna poole, ühtegi sõna vastu ei räägitud, ainult vaatasid seda pilti. Kõige õnnetum päev vast otseselt ei ole kooliga seoses, vaid ikkagi nende sündmustega. See oli siis, kui see Vabadussõja mälestussammas, mis oli ju kooli ees kohe täielikult seal vastu Estoniat, kui seda maha hakati võtma, sest see oli väga masendav ja ma tean, me hakkasime tindipottidega loopima, seal läksime segama neid, see oli esimene vahetund, teine vahetund olid juba uksed kõik lukku keeratud, siis me enam välja ei saanud. Aga siis me püüdsime siis akende kaudu teha, siis viskasime tindipotte ja asju. See oli väga, väga kurb päev, võib öelda. Kindral Johan Laidoner on meenutanud 1918. aasta jõulueelset aega. Meil oli Tallinnas mobiliseeritud 2000 meest. Tahtsime saada nende meeleolust õiget pilti. Läksime kasarmusse ja küsisime, kes tahab vabatahtlikult minna rindele. Leidus ainult 3 meest. Läksime kooliõpilaste pataljoni. Seal oli valmis minema viimane kui üks poiss. Õpilaste roodudest moodustati ka esimesed soomusrongid ja soomusrongid olid meie sõjaväe selgroog. Ei osanud Vabadussõja katsumused läbi teinud Pallase kunstikooli esimese lennulõpetaja Ferdi Sannamees arvata, et tema noorpõlve loomingu esimesi õnnestumisi puhub lõkkele noortes igavese vabaduse tule. Põletab selliselt vaenlast, et pronksi valatud koolipoiss mõõgaga hävitatakse täielikult siis, kui suured sõjatormid juba ammu möödas olid. Suur juhus oli hoidnud läbi valude ja vaevade pisikese originaalkoopia 13. novembril 1927. aastal püstitatud Vabadussõjas langenud Tallinna õpetajate ja õpilaste mälestussambast. Seda tükikest ajalugu ilmekas plastilises vormis, hingestatud ja erutavas karakteris julges hakata taas looma 1981. aasta Kunstiinstituudi lõpetanu Vampola Mets. Kuju kolmas sünd ei olnud kerge. Maha võetud 1940, taas avatud 1941, lõplikult hävitatud 1948. See on paljude põlvkondade saatuse lugu. Võim, mis oli tahtnud igasuguse sädeme kustutada, pidi taanduma eilsete ja tänaste koolipoiste otsusekindluse ees. Meie poiss, nii aga teda hellitavalt kutsuti, vabaduse sümbol, peab uuesti sündima. Jah, Ausamba aluski ootas 1,5 aastat. Kui esimese sünnikuludest pooled olid õpilaste ja õpetajate annetused, siis nüüdki pandi asi liikuma korjanduste abil. Vampola Metsa oskustele lisandusid vanameistri Arseni Möldri kogemused ja poisi uuteks ämmaemandateks said Ars Monumentaali vilunud meistrid.
Seda paikka hoiti üle 40 aasta. Ikka oli siia lilli toodud, vargsi poetatud kimpe ja pärgi. Selle eest karistusigi kantud. Ehkki 10 lennud polnud kunagi poissi näinud, liikus temast legend kui millestki omasest ja soojast uhkest ja suursugusest, tõelisest kangelasest. Ja nüüd tuli ta taas koju. Poiss on 3. korda sündinud. 13. november 1927. 29. august 1941. 23. veebruar 1993. Sümboliseerimaks koolinoorust, kes eelarvamusteta ja julgelt tormas sõtta ja kelledest paljudki enam koju ega koolipinki tagasi ei pöördunud. Tuli, mis oli maha materdatud, purustajate meelest lausa hävitatud, lõi taas eredalt lõkkele. Selline juba on vabaduse tule hind ja jõud. Selline juba on meie poiss, uhke vabaduse leegi kandja, 3. korda sündinu. Seal on mitu õnnetut päeva olnud. Üks oli see, meie ajal viidi ära sealt see akna alt see kuju. Ja no ma ei taha sellest rääkidagi. Aga teine samasugune õnnetu päev oli siis, kui kadus ära meie kvarteti 8 mehest üks 8 kadus. Ja alates 1. aprillist 1949 asendasime me teise passi Enn Viitari. Reaalkooli 10. lennu lõpetas Väike-Maarja poiss, kes kidura tervise tõttu oli võimlemistundidest vabastatud. Kuid tahtejõud ja kindel eesmärk võib imet teha. Georg Lurichi andekus avaldus mitmeti. Ta mängis malet ja klaverit, kirjutas novelle, valdas 10 võõrkeelt. Aga peamine eesmärk, saada tugevaks, tõi talle Venemaa tugevama ja ilusama mehe tiitli. Temast sai elukutseliste maailmameister Kreeka-Rooma maadluses, ta püstitas 10 maailmarekordeid tõstmises. 1917. aastal külastas ta oma endist kooli ja andis maadlustunni. Propageerides kehakultuuri karskust ja tervet eluviisi, sai Lurich tuhandete iidoliks. Küllalt temalt sai innustust ka reaalkooli spordivaimustus. Reaalkoolist kujunes eelkõige uute sportmängude propageerija. Nii peeti teadaolevalt esimene korvpallimäng Eestimaal reaalkooli poiste osavõtul. Võrkpall ja jääpall, jalgpall ja veepall, poks ja maadlus, suusahüpped ja purjetamine, rääkimata suusatamisest ja kergejõustikust, see on kõige tagasihoidlikum loend spordialadest, millega Lurichi koolis tegeldi. See, et me tahtsime võita, see ei olnud mitte, et me ainult tahtsime, inimesed võib-olla paljud tahavad, aga ei tee selle jaoks, aga see reaali võim sundis nagu tegema. Tõsi, mõned käisid seal võib-olla spordikoolis ja nii, aga põhiliselt see võrk ja korvpall, midagi me nüüd võitsime ja ütleme kergejõustik. Me pärast tundide lõppu ise mängisime siin saalis, ma mäletan, täitsa vabatahtlikult, kella 10 vahest õhtul. Tavaliselt oli ikka niimoodi, et reaalkool võitis rändauhinna ja siis tuli kogu see poiste kari. Tuli siis Ane Reas või siis nimetati Pudirida, sellepärast meie lugupeetud matemaatika ja füüsikaõpetajad ja füüsikaõpetajad Paul Ederbergi nimetati Pudiks ja Pudirida kandus siis Kadriorust tulekusse.
aga no kujutage ette ikka, kui 200-300 poissi tulevad pudireas, siis kõige ees käis kooli kõige pikem. See oli siis Ralf Viksten. Ja kõige lühem, see oli minu klassis Artur Kässer. Tema oli algmeetriks hüüti teda. Need olid ja nende järel kanti siis seda hoidetud rändaauhinda. Sellega mendi siis kooli õuele. Seal siis meeskonda kaptenid läksid siis direktori juurde. Oli Nikolai Kann, Eesti skautide peavanem muide kõige muu. Tema elas seal samas reaalkooli majas. Ja siis viidi siis auhind temale, anti üle ja kanti ette, et reaalkool võitis jälle auhinna. Kui teadus, kui kaunid kunstid ka. Läheme laia ilma, lähte kuudi reas. Mingi lipsud tõua all ja võimsad mõtted peas. Läheme laia ilma, lähte kuudi reas. Mingi lipsud tõua all ja meie olema veel kui metsa põllid. Nii öeldi, kui koguneti pärast remonti koolimaja pidulikule taasavamisele. Lugupeetud realistid, alustaksin tänast tseremooniat kooli vilistlase Ilmar Mikiväri sõnadega. Kord kerkib vabaduse puiesteele su vaimust uus palee. Siin ta täna on. Kõik oli nii nagu sündinuks uus, mürtsus orkester, peeti kõnesid, lõigati läbi lint, oli sünnipäevatort. Kuid endiselt valvavad maja neitsid. Nüüd muidugi nii poiste kui ka tüdrukute vallatuste üle. Endiselt otsitakse uut endas ja maailmas, endiselt tahetakse leida kõige täpsem roll uue Eesti uuenevas eluloos, uuesti ärkavas Eestis. Kool peaks olema küla, asula, linna üks kaunimaid ja ilusamaid hooneid. Nii arvati 125 aastat tagasi. Arvati seepärast, et koolimaja seinte vahel kujundatakse kõige imepärasemat võlurit, inimest. Puhtus ja sära, emotsioonid ja tunded, lähemad ja kaugemad eesmärgid. Kõik see saab sündida siis, kui me tänagi Georg Lurichi tarkuseteri sõeluksime, kui me vaimustuksime Theodor Kalepi, Ottomar Madissoni ja sadade teiste eelkäijate ettevõtmiste lennukusest. Selleks aga heliseb ikka ja jälle koolikell, erutav ja kutsuv ikka uutele ja uutele lendudele. Kutsub inimtegevustest kõige olulisemale, kutsub õppima, hällist hauani. Teadmisteta elaksime me ju pimedas maailmas. Karl Martinson, maateadusõpetaja, mees, kes oli osa võtnud Stockholmi olümpiaadist purjetajana ja nii. Ta oli üks väga huvitav mees, üks küüniline, pessimistlik inimene, kes eriti 39. aastal, kui asjad juba hakkasid poliitiline taevas hakkas pilve minema, kes täielikult läks tunniplaanist kõrvale ja käsitles neid teemasid. Ta oli ka üks huvitav mees sel moel, et esimene kord, kui ta klassi tuli, ütles, et Jumal teab 5 peale, mina tean 4 peale, teile aitab 3 küll. Ja pani kõikidele 3 välja ja siis pühendasime tunnid hoopis poliitikale.